Kallid Rohetiigri sõbrad, annan teile edasi Rohetiigri kõige paremad soovid just alanud aastasse 2023. Luban, et oleme ka sel aastal teie jaoks alati olemas. Aga enne, kui uued teod tiigri uksele koputavad, tahaksin veel heita pilgu just möödunud aastasse. Sest see, mis oli suures osas tiigri aasta, oli ka Rohetiigrile selline tore, mõnus arenemise ja kasvamise aasta. Ja me saime 2-aastaseks. Tegevusi ja sündmusi eelmisel aastal oli tõesti palju, aga mõned neist on seda väärt, et ka siin täna teie jaoks ära märkida selles kõnes. Kõigepealt minu jaoks võib-olla kõige olulisem on see, et on saanud paika Rohetiigri plaan 2025. aasta lõpuni, ehk siis selline meie pikk 3 aasta plaan. Tähtis on see, et Rohetiigri esindusorganisatsioonis on täna juba 77 liiget. Meie pere on kasvanud, on endiselt väga suur, tubli ja tähelepanuväärne. Ja kõik koos me oleme aasta jooksul läbi elanud ligikaudu 30 sündmust ja koolitust just siis liikmesorganisatsiooni osas. Samas on kogu aeg kõrval olnud ka Rohetiigri Akadeemia. Eelmine aasta juunis lõpetas meil 2. lend ja oktoobri alguses alustas 3. ning lisaks sellise nišilennuna lõpetas veel Tallinna linnajuhtide akadeemia, kus siis 40 Tallinna juhti 20 tundi õppisid, mis see keskkonnateema on, mis rohepööre on ja kuidas seda siis Tallinna linnas võimalikult hästi läbi viia. Sellisest suurematest sündmustest kindlasti meenutan hästi sooja südamega arvamusfestivali, kus me Paides terve päev Rohetiigri ala tegime ja õhtul 2. sünnipäeva koos tähistasime. Kindlasti suur sündmus oli Tartu liikuvuse kliimakogu. Loodame väga, et ühel ilusal päeval tuleb ka Tallinna kliimakogu ja miks mitte 25. aastal ka suur üle-eestiline kliimakogu. Ning võib-olla minu selline lemmiklapsukene, isegi kusjuures ta tuli läbi raskuste, oli eelmisel aastal 10. veebruaril Fotograafiskas toimunud Rohetiigri liikmesorganisatsioonide ja partnerite juhtide suur kogunemine. Siis sellised natukene erineva suuna pealt teemad veel, et alustas Rohetiigri nõukoda, kuhu siis kuulub 12 Eesti mõistes suurt, tugevat, tubli tegijat, kes on meile päriselt ka toeks olnud ja häid mõtteid andnud aasta jooksul ja kindlasti see jätkub tuleval aastal. Ja ise mul oli selline suur võimalus osaleda valitsuse juurde loodud rohepoliitika ekspertkomisjoni töös ja selle raport siis lõpuks nägi ilmavalgust detsembri lõpus ja suuremad teod siis kindlasti ka siin on alanud aastasse sattumas. Lükkasime käima Eesti narratiivi leidmise Rohetiigri kaasabil ja see on ka pikem protsess, aga algus sai eelmisel aastal tehtud. Ja kindlasti väärib märkimist ka see, et meie uus kodulehekülg sai valmis sellisem tummisem, asjalikum, mis siis peegeldab seda, mis me igapäevaselt teeme. Ja võib-olla kirsiks tordil oli detsembri alguses tehtud ühispöördumine siis Eesti meediale ja Eesti poliitikutele, kes siis nüüd alanud aasta alguses osalevad väga teravalt valimisvõitluses, valimisdebatis, et saime sinna oma sõna kaasa öelda. Ja ka siin on nüüd 2 kuu jooksul veel õige palju juhtumas meil. Nii et kes on osalised, need siis teavad. Ja ma arvan, et mu enda jaoks eelmise aasta jooksul oli hästi oluline Rohetiigriga seoses see, kui palju uusi ägedaid inimesi ma kohtasin, kui palju inspireerivaid jutuajamisi ja seda usku, et Eestis on inimesed nii tublid, targad ja toredad. Seda on mõnikord raske uskuda, aga isiklik kogemus on tõesti eelmisest aastast selline. Ja
annaks teile nüüd natukene märku ka sellest, et mis siis alanud aastal kõik juhtuma hakkab, et millised need märksõnad on, mis me siit aasta algusest kaasa võtame. Et kõigepealt minu jaoks kõige kiirem, kõige huvitavam asi on see, et saab valmis esimene Rohetiigri arenguraamat. See tuleb välja 21. veebruaril, kui on taas liikmesorganisatsiooni ja partnerite juhtide suur aastakogunemine. Loodan, et olete kutse kõik juba kätte saanud. Siis kindlasti me tutvustame edasi energiateekaarti, aga põhisündmus on see, et kevadel saab valmis ehituse teekaart. Sinna juurde me tahaksime seekord teha ka sellise suurema kommunikatsioonipaugu. Vaatame, kuidas õnnestub. Ja kindlasti usun, et me aasta jooksul alustame veel 2 teekaardiga, mis siis on transport ja logistika ning võib-olla kõige keerulisem maakasutuse teekaart, kuhu alla siis lähevad põllumajandus ja metsandus, mis on sellised polariseerivad teemad Eestis. Loodan, et järgmise aasta lõpus on meil 100 liiget. See ei ole nüüd otseselt selline väga oluline eesmärk, aga väikene kasv võiks olla aasta jooksul. Ja kindlasti me nüüd aasta alguses lükkame käima tasakaalus majanduse mudeli sellise teoreetilise osa väljatöötamise. Et see on ka protsess, kestab kindlasti 25. aasta jaanipäevani, aga algus tekib nüüd lähikuudel. Ja järgmine aasta, alanud aastal on kindlasti võimalik osaleda paaril Rohetiigri poolt kas korraldatud või kaaskorraldatud konverentsil ja kõige suurem neist, nüüd pange ka juba kuupäev kirja, toimub 17. novembril Kultuurikatlas. Nii et see saab olema suur rahvusvaheline Rohetiigri konverents, kus me siis räägime ka tasakaalus majanduse mudelist rahvusvaheliste parimate ekspertidega koos. Ja oma esinemise ma täna tahaksin lõpetada sõnadega meie uusaasta kaardilt. Et kui te juba olete tähele pannud, siis olid seal 2 sellist tegelast nagu kala ja mesilane. Kala soovib kõigile, kallid sõbrad, päikest ja tuult ning mesilane ütleb, elu on lill.